Tere, minu nimi on Aidi Vallik ja ma räägin siin ühest toredast asjast, mis on valmis saanud minu ja Tallinna Keskraamatukogu ja Olivia Saare toredas koostöös. See on kooli minevatele lastele mõeldud lasteluuleraamat. Sinna olen mina kirjutanud pooled luuletused ja Olivia Saar teise poole luuletusi. Väga toredad pildid on sellele juurde joonistanud Tuuliki Kivestu ja ma arvan, et need lapsed, kes selle endale kingituseks saavad, on küll õnnega koos. Iseenda esimesest koolipäevast on mul mälestused alles ainult tükati. Mul on meeles see, et ilm oli väga ilus, päike paistis ja põhiliselt on kaks asja, mille üle mul oli oma esimesel koolipäeval väga hea meel. Esimene põhjus rõõmustamiseks oli see, et pidulikul koolivormi pluusil oli väga ilus krae. Krae servas olid sellised, see oli valge pluus, natukene siidisest kangast. Tal olid ümarad kraenurgad ja selles ümaras krae ääres jooksis väike riidest satsike. See oli minu meelest nii ilus, et ma oleks kogu aeg tahtnud selle piduliku pluusiga käia. Aga kahjuks seda ei saanud, sest igapäevane koolivormi pluus oli hoopis igavam ja väga niisugust häirivat tumerohelist värvi. Et ma räägin siis koolivormist, mis oli aastal 1978, sest siis läksin mina kooli. Nii et nagu te võite aru saada, olen ma tänaseks juba väga vana inimene. Ja teine asi, mis mul on oma esimesest koolipäevast meeles, oli see, et kui imeilusa klassijuhataja ma sain. See oli noor õpetaja ja ta oli, mulle tundus, et ta oli kõige ilusam inimene, keda ma oma senises elus nagu päriselt näinud. Siis ma mäletan oma aabitsat, mille ma sain. See oli kuke aabits, kaane peal oli suur kirjukukk. Aga selle aabitsa lugesin ma sama päeva õhtul koju jõudes, lugesin ühe hooga läbi ja siis ma natukene pettusin, et see ei olnud üldsegi nii huvitav, kui ma olin oodanud. Et ma oskasin täiesti vabalt lugeda ja kirjutada kooli minnes ja siis loomulikult niimoodi, et esimeste koolipäevade õhtutel olid mul suurem osa õpikuid läbi loetud. Ja siis oleks nagu võinud asjadega edasi minna, sest enam-vähem kõike sealt ma ju juba teadsin. See koolimaja, kus ma läksin, see oli Palivere algkool. Pisikene kool ja meil olid hästi väiksed klassid. Kas äkki minuga koos esimesse klassi läks, meid oli vist 12 või 13 last oli klassis. Ja mu esimese pinginaabri nimi oli Tiina. Ma hakkasin ju ise jutukesi ja luuletusi kirja panema 4- ja 5-aastaselt, et väga-väga väiksena. Esimene luuletus, mis ma kirjutasin ja mille sisu mul on meeles, aga luuletuse tekst ise mitte. Et sisu oli selline, kuidas ma hirmsasti ootan uut aastat, sest siis tuleb ema ülikoolist koju ja siis me läheme kõik ilutulestikku vaatama. Ja minu esimene luuletus avaldati trükis siis, kui ma olin 9-aastane. See oli olümpia-aastal 1980 ja need olümpiamaskotid, see karu Miška ja Tallinna regati maskott, see hüljes Vigri, need olid laste seas äärmiselt populaarsed. Ma küll ei tea, miks, aga mulle avaldas ka Vigri niivõrd muljet, et ma kirjutasin Vigrist kohe luuletuse. See oli vist kas 2 või 3 salmiline ja trükiti telelehes ära. Aga siis ma käisin juba koolis. See oli minu jaoks isegi natukene uskumatu lugu, kui mulle helistati Keskraamatukogust ja paluti, et ma kirjutaksin või paneksin kokku sellise paraja kimbu kooli minevatele lastele sobivaid luuletusi. Ja see tundus põnev jällegi, sest see andis põhjust mul natukene oma arvutisse süveneda, otsida üles seni avaldamata tekste, sest mu arvuti on põnnis täis igasuguseid tekste, mis on ka veel ilmumata või on ilmunud ainult kuskil ajalehes näiteks, aga mitte raamatus sest ma nagu ikkagi kirjutan rohkem, kui ma avaldada jõuan. Siin selliseid ilmumata luuletusi ja kirjutasin osa juurde, mis minu meelest sealt veel puudu jäid
ja niimoodi see töö valmis sai. Kui siis sai teatavaks, et Tuulike on selle raamatu kunstnik, siis ma olin kohe päris õnnelik, sest mulle Tuulikese pildid väga meeldivad. Palju õnne kõikidele lastele koolimineku puhul. Nautige seda aega nii palju, kui saate.